Tere taas vaatama Piletilevi noort tegijat. Mina olen Melissa-Mariel Korjus ja meil on täna külas Kärt Tunt. Kärt, räägi endast natuke lähemalt, millega sa tegeled ja kui vana sa oled? Ma olen 25-aastane, nii et tore, et ma siia saate formaati mahtusin. Ma tulen Tartust. Ma kolisin 5 aastat tagasi Tallinnasse, et tulla ülikooli. Lõpetasin majandusteaduskonna, nüüd töötan audiitorina ja vabal ajal mängin võrkpalli. Jah, me kutsusimegi su siia sellepärast, et tegelikult sa mängid ju väga heal tasemel võrkpalli. Mis klubis sa mängid? TalTech Tradehouse. Ja see on praegu number 1 naiste klubi on ju. Millal sa võrkpalliga tegelema hakkasid? No päris trenni ma läksin 7-aastaselt, aga võrkpalli mängid ma tahaks öelda, et olen kogu elu. Mul on vanemad võrkpallurid ja mängivad siiani kusjuures ja siis nii-öelda titest saati olen nendel võistlustel kõrval käinud, seal toksinud, MES-i toksi minuga on ja. Aga jah, päris trenni läksin 7-aastaselt ja käin siiamaani niimoodi vahelduva eduga, et vahepeal ei käinud, olid 2 pausi, aga nüüd jah, olen jäänud püsima sinna. Sa mängid siis saali võrkpalli, eks ole? Praegu jah. Olen rannavõrkpalli ka mänginud, olen rannavõrkpalli koondises olnud, noortekoondises, aga nüüd olen pidama saali võrkpalli peale, sest et rannavõrkpalliga, kui sa tahad seda mängida, sa pead sinna oma finantseeringut väga kõvasti panema. Aga just siis need laagrid ja kõik selles laagrid, trennid, kõik nagu otsast lõpuni suuremas osas, et nii palju, kui ma tean, siis võrkpalliliit nagu midagi toetab, aga olulises osas on ikkagi nagu ise pead majandama ja tegelema. Et jah, saali võrkpalliga on selles mõttes lihtsam, et see klubi on sul ees ja tema teeb ette taha ära, sina lihtsalt nagu pead mängima. Millised on su kõige suuremad saavutused olnud võrkpallimaailmas? No ma arvan, et kõige suuremad saavutused ongi selle aasta saavutused. 3 tiitlit, mida on Eestis võimalik saada. Need me kõik nagu sellel aastal saime. Karikameister, Balti liigameister ja Eesti meister. Et sellel aastal kõik 3 tulid ära. Ma varasemalt ei olnud Balti meister ja Eesti meister. Karikafinaalis ma olin 1 korra juba võitnud varem. Nii et jah, selles mõttes oli nagu tore aasta. Ja kui tihti sa üldse teed trenni? Kui suure osa see su elust võtab see võrkpall? Kui sa küsid mitu korda nädalas me trenni näiteks teeme, siis laias laastus on see 5 korda nädalas. Tavaliselt on nädalavahetuseti mängud, kas siis laupäeval, pühapäeval või siis mõlemal päeval. Siin koroona ajal on nüüd natukene nihkesse läinud see selles mõttes, et kui tavaliselt meil oligi näiteks 6, 4 nädalast 3, oli vaja mängudel käia kõik nädalavahetused, nii laupäev kui pühapäev, siis nüüd nagu neid mänge oli kõvasti vähem, sest et reisida ei saanud, meil on nagu ühisliiga Läti-Leeduga. Et jah, siis oli neid mänge nagu kõvasti vähem, et oligi 5 trenni nädalas, võib-olla 1 mäng nagu nädalas, et suures pildis teeme 5 korda nädalas trenni, palli jõusaali. Jah, et nagu ikkagi päris iga päev. Aga kui raske on naisena võrkpallur olla selles mõttes, et palga mõttes vist liiga palju ei saa raha, et sa pead ikkagi käima kõrvalt tööl ka, et kui keeruline see niimoodi on? Jah, liiga palju ei saa, selles on sul õigus, sest et meie palganumber on ilus ümmargune 0. Meie tasu on emotsioonid, nagu endale meeldib öelda, aga ei, tööl peab kindlasti käima. See on ikkagi nagu hobi naistes. Aga kui palju see erineb siis meeste võrkpallist? No meestel on see nii-öelda ikkagi profid, nad on professionaalid. Meie oleme ikkagi sellised poolprofessionaalid. Harrastaja nagu ei tahaks päris öelda, aga jah, nagu professionaalid kindlasti mitte, et mehed käivad ikkagi üldjuhul 2 korda päevas trennis. Nemad keskenduvad ka ainult sellele. On mehi, kes käivad tööl ka, aga mina
nagu naised peavadki noh, seal ei ole mingit varianti lihtsalt. Kahjuks see kultuur nagu on selline, aga kui oleks võimalus teha sul ka profitasemel võrkpalli, kas sa siis teeksid? Ma olen mõelnud sellele muidugi. Ma võib-olla teeksin seda, kui saaks minna ajast tagasi ja ma oleksin keskkooli lõpetanud praegu. Et nagu, kui ma oleks 18-19, siis võib-olla nagu paar aastat lihtsalt nagu vaadata, et mis nagu, kuidas see asi päriselt käib. Noh, Eestis nagu selles mõttes, et tore on mängida ikkagi, aga noh, see ei ole profiliiga. Reaalsus on see, et ma mängin sellisel positsioonil, ma olen libero, ehk siis nagu ma olen kaitsemängija, ehk siis ma ei ole see inimene, kes palle maha kõmmutab ja punkte toob. Et nagu klubide perspektiivist neil on ka ette antud ju mingi eelarve, nad ilmselt ei raiska seda raha selle peale, kes punkte maha ei löö. Et raskem on liberal ka selles mõttes saada kindlasti kuhugi üldse välja. Aga ma olen nagu üritanud nagu balanssis hoida seda trenni ja nii-öelda tavaelu värki, et teha tööd ja õppida, haridus ja pere ja muud sellised asjad ka, et aga kui kaua üldse Eestis naiste karjäär saab kesta? Et kui ma saan aru, et su ema tegelikult ka ikka mängib võrkpalli, kas ta mängib ka siis mingi klubi alt või ta lihtsalt oma lõbuks? Ei, ta ikka oma lõbuks ja pluss tema mängib mitte siis seda saalivõrkpalli, vaid tema mängib juba veteranides seda rannavõrkpalli, et ta käib seal ikkagi juba veteranide, ta on käinud ka maailmameistrivõistlustel koos isaga ja nagu selles mõttes, aga jah, profi selles mõttes, no limiit ei ole. Limiit on tegelikult see, kaua sa ise jaksad, sest et nagu ma toon näite minu enda klubist, kus mul see aastagi mängis mängija, kes sai 40. Et nagu, noh, sa võid mängida, aga lihtsalt mingi hetk see keha hakkab nagu alt enam, et see ei ole päris see enam. Mis sa arvad, kaua sina kavatsed mängida? See on hea küsimus. Mingit kindlat plaani ei ole. Mul on nagu kõik kaardid avatud hetkel. Oleneb kõvasti, milline see klubimaastik siin Eestimaa pinnal muidugi ka on. Meil iga aasta muutub, nagu inimesed vahetuvad, mängijad vahetuvad, kunagi ei tea, mis sind ees ootab, millised klubid püsima jäävad. Aga tahaks ikkagi mängida nii kaua, kuni tunnen, et mu see nii-öelda lagi on käes. Kui palju üldse sõltub kogu see mängimine inimestest, kes su tiimis on? Kui sa räägid, et need kogu aeg vahetuvad, et siis kui oluline see on, et sa nende inimestega suhtleksid ja saaksid ka läbi igapäevaselt või kas see on üldse oluline? Muidugi on oluline, sest et pallimängud, ühesõnaga tiimisport, see on nii oluline on see, et sa saaksid nagu tiimiga läbi, et sa tunneksid, et sa tajuksid. Meil treener ütleb selle kohta küünarnuki tunne, et sa nagu tunned, kes sul kõrval on, eks ole. Ja see ongi nagu ka platsil kajastub väga-väga palju, et ei ole ainult see, et kas sa saad temaga läbi, et kas trenni minnes on hea meel või mitte, vaid nagu see väljendubki platsi nii-öelda keemias, et sa saad aru, sa tajud, kuna see mäng käib nii kiiresti, sa ei tea võib-olla, kui sa ei tea, mida keegi teine su kõrval teeb, et siis on nagu hästi raske nagu ise ka mängida. Et väga oluline on see, kes on kõrval, kas on kogenenud, kas on vähem kogenenud, millised nende mängijate iseolomud on, et see kõik nagu selles mõttes mängib ikkagi väga palju rolli. Kui palju sa oled käinud välismaal võistlemas? No see aasta mitte, aga ei, tavaliselt meil on selline Balti liiga, kus meil ongi Läti ja Leeduga selline ühisliiga moodustatud ja siis me nagu iga hooaeg käime mitmeid kordi nagu lätlaste ja leedukatega mängimas. Meistriliiga tasemel ma kaugemale jõudnud ei olegi. Tegelikult pidi tekkima Eesti naiste võrkpalli sellele varianti, et minna üle lahe Soome mängima, aga kahjuks kõik see koroona ja see tuli niimoodi ette, et jäi ära. Aga see pidi lihtsalt siis mingi võistlus olema või üldse sinna nagu treenima? Täitsa nagu liiga, et olekski erinevate Soome klubidega käinud ja mänginud, aga jah, kahjuks jäi ära. Nagu miks me seda see aasta just tahtsime teha ja just meie klubi siis oli see, et koroona tõttu jäid päris paljud mängijad, kes tavaliselt mängivad välismaal, nii-öelda profiliigades, jäid siis koju Eestisse
ja selleks, et nagu sellest nii-öelda Eestimaa konnatiigist võib-olla natuke sammuke välja astuda ja noh, nagu proovile panna, siis ennast rohkem, siis oleks tahtnud nagu Soome liigasse proovida, kus on nagu noh, grammi võrra nagu kangem. Aga kas see võimalus tekib veel äkki järgmine aasta või oled sa mõelnud? Võiks tulla muidugi, aga siis... see ei ole nagu meie kätes selles mõttes, et seal on segatud nii Soome võrkpallitegelased kui Eesti võrkpallitegelased, aga ma arvan, et see oleks väga-väga hea šanss nagu. Aga oleksid valmis kolima siis kohe siit Eestist minema ja? See ei hõlmaks endast isegi see nagu sinna Soome kolimist, et noh, et me elaks ikkagi Eestis, me treeniks Eestis, aga me käiks lihtsalt nagu nädalavahetuseti või nagu mingis. Sinna ei ole väga pikk maa minna, eks. Just. Kes on su suurim eeskuju võrkpallimaastikul või üleüldse? Mingit konkreetset sportlast ma ei oska sulle öelda. Minu eeskujud on, ma arvan, mu isa ja mu ema, kes ongi ka mõlemad seda spordivärk juba väiksest saati ka teinud. Nad kohtusid tänu spordile, eks ole, teevad siiani. Ja su enda boyfriend on ka ja võrkpallur. Juhuslikult. Samades jälgedes. Jah, aga jah, vanemad siiani mängivad, väga heas vormis on. Võib-olla isegi paremas vormis kui mina. Et nagu väga kadestusväärne ja kindlasti nagu eeskujuks. Kui äge. Aga mida sa ütleksid nendele noortele, just eriti noortele tüdrukutele, kes tahavad võrkpalluriks saada? Et millest alustada ja kuidas jõuda sellele tasemele, et teha seda ikkagi nagu profitasemel? Tööd tuleb teha. Lihtsalt väga kõvasti tööd. Ka iseseisvalt, et alati ei saa nagu treenerile nagu lootma jääda selles mõttes, et treener ei, noh, kuna see on võistkonna ala, meil see Eestimaal ei ole kahjuks veel nii nagu arenenud, et see ka juba noorest peast oleks treenerid, et ja, et tee sina seda ja hästi individuaalset värki nagu ei ole, et sa pead ikkagi nagu ise teadma, mida sa tahad, kuidas seda teha, et nagu selles mõttes peab hästi nagu ise teada olema. Ja noh, kui tahta professionaalseks minna, muidugi Eesti on nagu väga hüppeplatvorm, aga soovitan jah, Eestist alustada ja siis juba vaadata tuleviku poole, et kuskile välismaale kindlasti, et Eestis, noh, siin ongi tore, mulle meeldib siin mängida, aga professionaalsel tasemel mängimiseks on ikkagi vaja hinna üle piiri vaadata. Aga nüüd lõpetuseks ma küsin sult 3 sellist välkküsimust, millele proovi kiiresti vastata. Oled sa valmis? Kõigepealt, mis on sinu lemmiklaul? Kui ma hakkaks ütlema mingisugust tänapäevast laulu, siis oleks ilmselt liiga igav, nii et ma ütlen Modern Talking, Sherry Lady. Kui tore. Mida sa kõige rohkem kardad? Pimedust. Ma noorena vaatasin õudukaid ja siis ma hakkasin pimedust kartma ja see on siiamaani minuga koos. Appi. Aga 3. küsimus. Mis on su kõige imelikum harjumus? Ma arvan see, et kui ma kuulen kuskil mingit muusikat või mingit tümakat, siis nagu mul hakkab kohe nagu vaibima. Et nagu kas või näiteks mängul, kui ma olen seal, noh, taustamuusika käib, on ju, kõik teised normaalsed inimesed seal ümberringi nagu, ma ei tea, ootavad, valmistuvad punktiks, on ju, ma kuulen mingi hea laul käib, siis ma platsi peal olen mingi. Kui tore. Oi jah, igal juhul me hakkame siin nüüd otsi kokku tõmbama. Aitäh, et sa tulid. Kindlasti näeme sind veel võistlustel ja hoiame sul silma peal. Ja teiega kohtume juba järgmisel kolmapäeval, kui teie ees on uus noortegija. Seniks kõike head!